aitab mulle nendest tavalistest suurtest printeritest ja suurtest paberimägedest. Aastaid printisin ma välja kõike. Iga pilet, iga koolimaterjal, iga kaart, ütle ja see oli välja prinditud. Asi läks nii kaugele, et ma pidin koju ostma suure kodukontori värvilaserprinteri. Ja siit tuleb, mu kooliasjad olid kõik suurtes registraatorites ja ühe semestri prinditud materjalid ei mahtunud kingakarpigi ära. Oli vaja suuremaid kaste. See pole ju normaalne. Järgnes koolist aastake pausi ja ma avastasin, et ma prindin palju vähem. Koolimaterjali oli tõesti lademetes. Tekkis harjumus nutikast vaadata ja minu suur printer, see seisis nurgas ja kogus tolmu. Lõpuks sai printer maha müüdud ja toanurk vabastatud. Ei mingit suurt kolakat, ei mingeid suuri paberikoguseid, ei mingisugust tolmukorjamist, tahmatoonerite pidevat vahetamist või siis printeri puhastamist. Ja mis peamine, printeri mürast vabastust. Ja vahest oli ka neid häguseid prinditud lehti, kui tooner hakkas tühjaks saama. Ausalt öeldes ma üldse ei igatse neid taga. Aitab sellest ajastust. Kas teadsid, et ühest korralikust puust võib saada vaid 2000 printeri paberit? Vaid 2000. See teeb minu 2 aasta printimise varud tol ajal. Ehk siis poole aasta jooksul printisin ma 500 lehekülge välja koolimaterjale. Järgneval kooliaastal püüdsin ma nii vähe kui võimalik printida ja märkasin, et mul on vaja vaid ühte ainet printida. Ülejäänud ainematerjale ma vaatasin nutikast või arvutist. Miski minus oli muutunud ja iga asi ei vajanud enam paberit. Muutus toimus, kui ma ostsin endale termoprinteri. Selline pisikene printer. See mahub mulle igasse koolikotti, seljakotti, läpakakotti. See on akuga ja vajab vaid paberit. Ja mis peamine, ei mingisugust tahma, tinti. Vajan vaid sisse lülitada, paber panna ja printimiseks print vajutada. Selle printeriga saab printida erinevaid suurusi, paberi erinevaid suurusi. Pisikesi 53 mm kuni siis A4 välja. Selle termoprinteri miinus on, et ta vajab spetsiaalset termopaberit. Seda tellin ma praegu ainult Temust ja see nüüd panebki minu printimisele piirid ka ette, et Temust tellides on tarneaeg 6 aega ja selle tõttu hoian ma kodus mõningast varu. Natukene, aga varu peab olema. Mingeid suuri materjale ma sellega ei prindi. Kui on mahukaid koolitöid vaja printida, siis ma saan seda teha koolis. Print City teenusega. Print City printereid on enamus koolimajades ja raamatukogudes üle linna. Seal saab printida nii A4 kui ka A3 värvilist ja mustvalget. Arva ära, palju ma printimas olen käinud. Iga nädal, kord kuus. Vale! Ma pole mitte kordagi käinud seal printimas, sest mul lihtsalt puudub harjumus välja printida koolimaterjale. Ja kõik, mis vaja, olen saanud ma teha oma pisikese printeriga, mis mahub mulle koolikottigi ära. Mõtle nüüd natukene oma printimise käitumisele. Kui palju sa prindid täna ja kui palju sa printisid näiteks 5 aastat tagasi? Kas on tunda mingisugust vahet? Kas on väike tendents, et printimist on järjest vähem ja vähem, sest me saame arvutiekraanide ja nutikatega vaadata juba faili ära tunnis. Ja kui kool on läbi, siis prindid veel vähem, ainult mõnda piletit ja olulist faili. Rohkem ju ei olegi vaja. Nii ka mina, iga kord, kui ma vajutan print nuppu, mõtlen enne hoolikalt, kas on vaja seda printida või mitte. Ja naudin, et saan printida igal ajal, igas kohas, kus ma tahan. Oma väikese termoprinteriga.